Järjekordne reisisari viib meid seiklema 2025. aasta suvesse. Siim ja Merlin lähevad üheskoos Norra mägesid avastama. Ööbime auto katusel, ujume jääkülmas vees, kohtume trollidega ja vallutame mägesid. Ahoi, me oleme nüüd ärganud. Täna on neljapäev, on 24. juuli, kell on 9 ja 19 kohaliku Norra aja järgi. Eestis on kell tund aega kaugemal, ehk siis 10 ja 19. Ja praegu läks kuidagi järsult soojaks, aga me tegelikult ärkasime siin selline võib-olla pool tundi tagasi. Ja ma ka, kui tulin telgist välja, kuidagi jahe oli. Esimest korda tundsin reisi ajal natukene nagu jahedust. Aga samas praegu tuli päike siit mäenurga tagant välja ja nüüd on jälle väga soe olla. Suvitav asi, ma vaatasin siin kämpas ka natukene ringi neid teisi autosid, mitte ühtegi Eesti numbrimärgi autot ei ole. Enamus ongi kas siis Norra enda inimesed või on ka Rootsist tulnud külalisi. Aga eestlasi sellele reisil ei ole näinud veel mitte ühtegi. Kuidas uus kohvi maitseb? Paremini kui eelmine. Ma olen küll vahu pealt ära joonud, aga see on mõnus siuke. No vahuline. Me oleme nüüd oma laagriplatsi kokku saanud ja ega muud kui hakkame edasi sõitma. Ja tänane plaan on jõuda enam-vähem Lillehammerisse välja. Ehk siis me tegelikult täna õhtuks jõuame suunaga juba natukene Stockholmile ja Eestimaale lähemale. Aga ennem seda, kui Lillehammeri poole keerame, käime ära veel Trollide maal ka. Trollvegen või Trollvigen, mis ta täpne nimetus on ka ühed mäed. Lähme vaatame need üle. Ja seal peaks olema teede ääres ka erinevad trollide kujud, ehk siis selline piirkond, kus just trollid enam-vähem peaksid siis elama kusagil, mine tea. Äkki mõnda trolli näeme ka täna. Selline väike üllatus oli praegu, kui ma hakkasin GPS-i pilti vaatama telefonis, siis ta näitas, et 4 kilomeetrit sadamani. Tõmbasin korra kaardi sisse ka, vaatasin, et see sama Trollvegen, kuhu poole teel oleme, et sinna mööda teed ei saagi ja mingit silda ka ei ole, nii et me peame väikese praamisõidu tegema. See kaardi pealt tundus selline üpris lühike, aga et siis üle nii-öelda suure vee oru saada, ootab meid ees praamisõit nüüd. Jõudsime nüüd sadamasse kohale, ootame praami. See ülesõit on siin üsna pisikene, ma arvan selline 10-15 minti maksimaalselt. Praamipilet oli 100 nokki, ehk siis 100 Norra krooni ja eurodes tegi see 8,48. Jalutan praegu siia praami poole vee peal ja vaatame, milline see välja näeb. Selline pisikene on. Võib-olla Saaremaa inimesed tunnevad ära kunagi. Meil Saaremaal sõitsid ka sellised väiksed praamid. Tuleb sealt tagant. Ja sadam ise asub sellises väga kenas väikeses linnakeses. Mõned majad on siin ja pood paistis tee ääres olevat ja asume siis siin kaardi pealt ja praamiga sõidame nüüd Lingesse ja siis paneme siit Trollstigeni poole edasi, ehk siis siit läheme niimoodi. Ja eile, kui me paadiga käisime sõitmas, siis sõitsime siin Geirangeris. Paadiga sõitsime siit. Siin kohast tegime pööru ja siit läksime tagasi siia. Ja siis sõitsime siit, ööbisime kusagil siin kandis ja siit üle siis.
olete jõudnud parvlaev Piretile. Tervist! Täpselt nii nagu Saaremaal, sõida jälle kusagilt ülevalt silla pealt läbi ja täitsa tuttav teema meile. Mõni oleks võib-olla ära ehmatanud, kes pole sellise praami peal ennem sõitnud, aga no ma olen 2000 korda harjutanud seda. Willkommen! Kui sõidame ja sõidame, nüüd Merka nägi tee ääres ühte huvitavat silda, mingisuguste nikerdustega ehitatud ja lähme siis vaatame korra ka, et mis asjaga tegemist on. Selline huvitav nikerdis. Ja see lähebki kohvikusse. Metallist tehtud. Tohutu palju igasugust raud on siin kokku väänatud ja keevitatud. Et kohviku inimesed on siis kohvikusse jõudmiseks teinud nii vägeva nikerdustega raja. No kuidas on? Väga lahe, ma siia tahaks ujuda minna praegu. Nii kena vanni pats on mul seal. Vaatasime selle silla nüüd üle. Tegelikult väga vägev koht. Aga egas midagi, kui paneme edasi. Kusagil 57 minutit on minna 46 kilomeetrit siis trollide maale, trollide keskusesse. Mis kell on praegu? Me võib-olla teeme mõned sellised peatused vahele. 11.51 on praegu kell. Ja tuletan siis meelde, meil on neljapäeva 24. juuli. Merka on hakanud nüüd kurvilise mägitee peal oma jalanõusid siin huvitavalt kuivatama. Mis nendega juhtus? Duši all said natuke vett. Paha hais on juures. Paha. Peab natuke tuulutama neid. Kodanikud, laske teed, andke teed. Kodanikud, lambad. Taga kaugel paistavad nüüd mingid teravad tipud, mis peaks olema nende trollidega äkki kuidagi seotud. Trollid pidi tulema ka kiviks muudetud trollid. Väikese käes kiviks muutunud. Yeah. Jõuame sinna lähemale, siis Merka teeb meil ülevaate, et millega täpsemalt tegemist on. Aga tee muidugi on väga lahe sinna. Kõik see värk läks vahepeal liiga ägedaks, et mitte siis lasta niisama mööda sõita. Püüame filmi lindi peale ka. Me oleme jõudnud nüüd Rauma kommuuni ja siit on näha, et tsiklimehed on ka siin erinevad käinud ja oma kleepse jälle posti peale üles pannud. Siimu Merlili torni. Ma olen meie oma mäe siia. Me oleme nüüd top of the world, mis me pidime mäe otsas olema. Tegime natukene mägi ronimist. No on vägev ju. Mulle küll meeldib. Ma näitan, kus me tulime. Sealt tagant, kus need autod paistavad. Siit ronisime igat poolt ülesse. No me ei ole nüüd Norra kõige kõrgemas tipus, aga ma ütlen niimoodi, et ega siit palju praegu puudu ka ei jää mitte. Sa küsid, kas on äge? Siin on ju võimatu vastata. Ei ole, täis igav. Mõkeku. No siis järelikult lähme otsime järgmise kütke.
siin on teed, lähevad nii kitsaks, käenuuliseks ja nüüd on üks suur reisibuss ja siin on teed ära blokeeritud. Praegu üks aagisega üritab siin bussile ruumi teha. Ja seal on mingi vestiga tüüp ka, kes siis juhendab seal autosid, et kes peab edasi liikuma, kes peab tagasi liikuma. Ja no siit näete, lähme siit ja siit teeme 180 kraadi kurvi jälle. Ja no kuidas see buss siin üldse sõidetud saab, no päris keeruline, kui siin on veel teisi autosid ka nii palju. Aga positiivne on see, et me oleme alla mägeteel ja koht on muidugi vägev. Lähme täitsa sealt läbi siit ja sinna alla. Aga praegu üritatakse sellele suurele reisibussile ruumi teha. Me oleme siin mõnda aega nüüd ummikus oodanud ja tundub, et meestel on uus plaan see buss hoopiski vähe tagurpidi ajada, mitte hakata siia üles tulema, siin üleval ei ole sellest head taskut ka, kus teised mööda saaks. See campervan seal on ka nii suur, et võtab terve tee põhimõtteliselt enda kätte, aga tundub, et praegu seal tagurdavad. Tagurdab see buss sinna taskusse ära ja siis ilmselt meie väiksemad sõiduautot saame temast mööda minna ja oma teekonda jätkata. No nii, me saime nüüd liikuma. Ummikut lahendatakse. On põhimõtteliselt juba lahendatud. Ja see suur buss on siis siin nüüd. Mis meil ennem siin ees oli. Need üks on need puht kraavi jäänud siin. Ei tea, millal see buss ära saab. Ja. Homme, siis kui turisti aeg läbi saab. Paar päeva veel siin olema. Nii, siin saab duši alla minna kohe. No nii, järgmine ummik, jah. Hullud on need jalgaratturid ka, kes viitsivad nagu siit mäest üles tulla. Nii, siit suurest mäest oleme nüüd alla jõudnud ja jõudnud mingisugusesse trollikeskusesse. Ja siin on jälle tsiklimäed käinud oma pilte tegemas. Trollstigen, see on korralik. Troll shop. Suveniiripood. Lähme vaatame. Ma mõtlen, ma istun siin peal. Ja see kõik. Need aared ja šõlki. Tere hommikust. Ammustamine. Käisime nüüd siin trollipoes ka ja saime mõned külmkapi magnetid. Mina võtsin endale sellise. See läheb siis koju külmkapi peale. Ma olen need erinevatel reisidel ikka ostnud, neid on terve hunnik. Ja Erlin sai trolli, mida paned kausi ääre peale niimoodi rippuma. Ja noh, ilmselt sinna klaasi taha kappi. Ja klaasi külge. Pidasime siin praegu veel plaani, et mis me nüüd teeme. Kas me lähme 2,5 tunnisele matkarajale vaatama vaateid või plaan B, et sõidame siis Lillehammerisse ja vaataks seal mingisuguseid tegevusi. Äkki seal on üks niisugune järv ka, et äkki saab paadiga sõita, siin on mingi hobuse ratsutamise jutt läbi käinud ja nii edasi ja nii edasi. Et ühele poole keerab siis vasakule, kus saab matkateele minna, paremale keerab Lillehammerisse. Otsustamise koht, viimane otsustamise koht nüüd. Paremale. Donbassi läheb. Seda kohta ma vaatsin ka, kas seal on teha. Okei, paneme siis paremale ja lähme Lillehammerisse. Me oleme neid ägedaid mägede vaateid tegelikult tohutul hulgal juba näinud, et võib-olla siis peakski tegema midagi teistmoodi veel. Et ei lähe uusi mägesid vaatama, vaid vaatame, mida Lillehammeris põnevat ja vahvat teha saab. Seal on ju olümpia mingid
asjad ja. Ja ma kaugelt, me sõitsime sealt lähedalt mööda ennem, kui me tulime siia poole, siis ma kaugelt juba nägin suusahüppemägesid, nii et ma ei olegi varem suusahüpet teinud. Seega see on ka üks hea variant, mida proovida. 140 jupp. Eile oli kõige pikem tunnel meil kusagil orienteeruvalt 9 kilomeetrit pikk. See oli ikka selline korralik, kuna silmad harjuvad siin päeva valguses sõites selle päikesega ära, siis tunnelisse sisse keerata, see on alati tohutult pime, mitte midagi ei näe seal. Ja meil on juba järgmine peatuspaik. Nüüd oleme tulnud, nagu ennem ütlesin ka, selle Trollimäe teise külje peale. Ja peab ütlema, et siit on see vaade nagu veel vingem ja jõhkram. Võtsime siit turistikauplusest väikesed jätjad ka. Hulga jättes selline lihtne. Eesti rahas 3,50 tükk. Me oleme jõudnud nüüd sellisesse kohta, nagu on Donbass. Ja läheme vaatame Merkale, äkki leiame ühed plätud. Ja varbavahe plätad jalga, sest tossudega on sul väga palav ja kingadega juhtus sul mingi õnnetus, et need haisevad. Nagu need oleks 8 nädalat järjest jalas olnud. Need said vett. Siin on selline päris suur ostukeskus, koosneb lausa mitmest majast. Rahvast on siin väga palju. Aga me teame, et on olemas juba siin Norras selline hea pood nagu Europrism, mis on siis kohalik selline magasini moodi pood. Ja meie seame sealt näiteks oma termatselli ka Europrismist. Nii et lähme vaatame, mis paletad siit saame. Vaatan siin poes ringi ja päris äge selline seinem pood ehitatud. Ühesõnaga, siit me Merkale need plätuseid ei saanud. Ma ei tea, kui külm tavaliselt siin Norras on, igatahes kõik poed on võimalikult sellised pakse sokke, kindaid, talveriideid, salja täis, aga suviseid rannariideid no ei ole mitte kusagil. Me oleme käinud tegelikult päris mitmes poes juba ja ainult talvised riided on siin müügil. Aga sõidame edasi järgmisse linna, vaatame Ottova või mis ta oli. Ilmselt turistid ostavad rohkem neid talviseid riideid, sest et nad arvavad, et siin Norras on mega hästi neid tehtud. No võib olla. Aga varbavahe plätasid, kes teab, kust leida, siis pange kommentaariumisse kirja. Me oleme nüüd sõitnud selline midagi 40 kilomeetrit edasi ja jõudnud sellisesse linna, nagu on Otta. Ei saanud me siit Ottost ka endale jalanõusid. Lihtsalt ei ole olemas kõige tavalisemaid flip-floppe. Aga nüüd vaatasin, et seal Lillehammeris on see Piltema pood ja minu eest Piltema on ka midagi sellist, nagu meil Kuressaares vähemalt on see hea magasin, kus saab absoluutselt kõik asju. Nii et olemegi võtnud suuna nüüd otsa siit Ottost Lillehammerisse. Sõit on 102 kilomeetrit, aega näitab 1 tund ja 22 minutit. Eks me siin püüame ja õpime ja areneme. Ja ma arvan, et see Nii, me oleme nüüd selle viimase 100 kilomeetrit ka siin maha sõitnud ja Piltemas Lillehammerisse kohale jõudnud ja plätusaaga jätkuks, siis lähme vaatame, kas me siit kaubanduskeskusest, mis peaks olema selline väga suur,
saame lõpuks pletud kätte. Piltemast me igatahes ei saanud endale või Merlinile plätasid, aga õnneks jõudsime kiiresti tulla siia teise kusagile kohalikku poodi ja nüüd ühed roosad plätad saime. Mis on natuke küll väiksed. Ei müüda number 38 plätu siin Norras, mitte üheski poes, meil on 10 poodi läbi käinud, aga saime number 36. Täpselt. Need sokid saab nüüd ära visata, nendega enam käima ei pea. Nii et nüüd lähme otsime oma kämpimisplatsi üles. Me oleme nüüd kohal jõudnud siia, kus me täppi tegime järve äärde, aga selgub, et siin on üks kivi ette pandud. Ehk siis me autoga ei pääsegi sinna järve äärde kohale. Aga koht, kus me sõitsime, siis Lillehammerist on see mõni kilomeeter lääne poole. Et siin tegelikult tee ääres jäi meil ka üks koht silm, üks lageplats lihtsalt, kus on võimalik meil ikkagi öö ära veeta. Aga järvekene, kuhu varem täpi tegime, tulime korra seda siis vaatama, et mis kohaga tegemist on. Kipub näkku mulle. Ei taha tulla sa peale. Kivilistul väike on. Meie plaan oli praegu nüüd niimoodi, et me jääme siia järve äärde, mis siis, et auto peab jätma parklasse ja jalutama siit üks 80 meetrit siis järve poole. Aga kuna praegu ei ole head kohta nagunii võtta mujalt, siis kell on juba 8:30 kohaliku aja järgi, mis tähendab seda, et me ikkagi jääme siia laagrisse ja läheme praegu ujuma. Ma arvan, et see on täitsa hea koht. Ja, me käime ujumas ära ja siis tuleme tagasi ja jätamegi parklasse oma nii-öelda laagripaika. Siin on järve ääres praegu päris palju inimesi, et me ei hakka siis kaamerat järve äärde hetkel kaasa võtma. Äkki kui need inimesed pärast ära lähevad, siis näitab natukene, milline see järv välja ka näeb. Aga ja, hetkel plaan selline, et maandume siis siia. Oota, mis sa nüüd tegema hakkad? Operatsioon kingad. Kingi seebitama või? Ma lasen siia natsi vett. Laiali. Ja teise peale ka. No tahaks loota, et need äkki ei aise pärast enam. Ja hommikuks on kuivad. Enda, et ma saan need jalanuusid edasi kasutada hiljem. Ja ma ei tea, 2 päevaga äkki kuivad ära vähemalt. No ei, no vaadakas see on täitsa lõpne. Lavendijuhnaga. Sleepy. Ma pea kõndida nendega pärast, ma olen magama. Meil on vahepeal tatar ka valmis saanud. Ja anname natuke turisteinele kuuma. Mis muud kui turisteine? Just, ja siis miksi need omavahel kokku. Ja võt siis on imeline asi. Nii, aga vaatame siis ikkagi selle lubatud järve ka üle siin. Ja siin saab lõket teha. Kena pink ja parveke ja tunn ja... Parve peal keegi möllas ka enne. Ja aga kahjuks oleks väga lahe, kui saaks nagu siia kohta autoga tulla vaata. Mõnus vaade. Tagurdaks selle taguotsa täpselt siia. Hommikul ärkad üles ja vaade ongi täpselt siis järve peale. Aga no, praegu meil seda nii ei ole. Mõõsuta. Seebi lõhnaga on. No võt. Et vaata eile need said märga. Ja ei saa neid õue kuivamata, sest et äike oli vihm öösel õhtul. Aga täna ma saan need õue kuivamata. Seal teeb koppinda aisu juurde. Ma tahaks nüüd näha, kas see tüüp mingit kala ka seal saab või? Või tuli niisama ussi või korki leotama? Ta läheb pärast poest läbi. Jah. Või siis tal on poes käidud juba kalad vaatavad, et siin istub niisama naudib. No väljas hakkab juba päris pimedaks minema. Käisime korra metsas jalutamas ja vaatan, et vahepeal on kalamees ära kadunud. Kõhutunne ütleb, et kala ta ilmselt ei saanud täna. Ja ega meil ka pikka pidu pole, et hakkame vaikselt magama ära sättima. Ja tööd. Reisisarja järgmises ehk 5. osas teeme ülimõnusa hommikuse supluse järves ja naudime parvel päikest. Läheme mägedasse matkama ning Merlin täidab unistuse kiikudes mäeserval. Astume 1000 samme treppidel ja jõuame Lillehammeri suusahüppemäe tippu,
ning sellel päeval me ei söögi tatart.